Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võim ja vägi episood 11. Meil on stuudios täna üks väga tore mees, kelle sõbralikku energiat on täiesti südame alt tunda. See mees on sündinud 4. augustil 1946 ja tema töö huvivaldkonnad on parasitoloogia, etoloogia, soosemiootika, mütoloogia, paleontoloogia ja ta on väga-väga hea kunstnik ning ta on kirjutanud ka erinevaid raamatuid koos oma väga toredate kunstiliste piltidega. See mees on kõikide loomade sõber, härra Aleksei Turovski. Tere tulemast, rõõm näha. Rõõm näha ka minule, aitäh kutsumast. Aleksei, meil on väga vedanud, väga paljudel meil on vedanud, et meil on olemas selline koht nagu Tallinna loomaaed. On. Kuidas see meie loomaaed läheb tänaseks? Sest ma vaatan, et ikka ainult kasvab praegu. Jah, ma võiksin vastata ja ma vastangi, et suhteliselt hästi. Hästi. Ja ma võin kindlalt lisada, et juba palju paremini. Et ainu paremaks läheb? Ja. Super. Aleksei, kuidas, siis ma ei peagi siin vahepeal ajast tagasi minema, minu hästi suur küsimus on alati olnud, kuidas sa sinna jõudsid omadega? Kui sa lähed nüüd ajast tagasi, kuidas sina jõudsid Tallinna loomaaeda? Väga otsekoheselt ja sirgiooneliselt. Nimelt, mul oli vaja peale 4. kursuse lõpetamist, mul oli vaja menetluspraktikale minna nii, et ma saaksin teha täiesti konkreetsed katsed reaalsete loomadega ja nendeks loomadeks olid mõnedest liikidest erakmesilased. Nii-öelda minu esimene zooloogiline eriala residentuur, nagu ütlevad arstid, on entomoloogia. Ja parasitoloogia on sellega otseselt seotud, kuid muuseas, ma pole kunagi tõrjega tegelnud. Minule juba lapsepõlves läks niivõrd hingesse suure prantsuse entomoloogia ja evolutsioonisti Remi Chauvin'i moto. Entomoloog, kes tegeleb tõrjemeetoditega, suhtub entomoloogiasse nagu artillerist antropoloogiasse. Aga parasiidid on huvitavad ja äärmiselt tähtsad ökoloogilised ja evolutsiooniliselt. Nii et mul oli vaja menetluspraktikal läbi viia, eks ole, katsetega, konkreetsete katsetega, eks ma mängisin väga paljudele erakmesilastest emadele, ma mängisin nendele siga. Palun vabandust. Ma ajasin nende orientatsioonisüsteemid parajalt niiviisi segamini, et nad sattusid mitte oma pessa, vaid teise emase pessa. Ja mul oli vaja teada, mida siis hakkavad tegema. Ja ma sain teada ja ma sain diplomitööga kirjutada. Kuid selleks kohaks oli Tallinna loomaaed ideaalne. Ma sain seal korraldada oma katsed ja ma sain seal kohe, niipea kui ma sinna peale 4. kursuse lõpetamist, praktiliselt hiliskevadel tulin, ma sain seal tööd ka. Karoli Stern, meie tolleaegne direktor, oli väga resoluutne mees. Selline alfa, et vähe ei ole. Ja tema võttis mind, vormistas mind. Ma ei ole kindel, et seadusandlikult see oli täiesti tip-top. Aga ta vormistas mind lektori ja ekskursiooni juhi kohale. Ja ma hakkasin tõesti tegema ekskursioone. Siin ma olen. Ma küsin kohe, et kuna see sõna juba kõlas, aga kas teie olete alfa? Vau. See on tegelikult väga huvitav küsimus. Kas alfa, kui ta on alfa, on alati alfa? Igal aastajal, igas olukorras. See kõlab juba natuke poliitiliselt. Muidugi. Aga see ongi poliitika.
täpselt. Ja ma usun, et sellistel loomadel nagu kiskelised imetajad, no hundid näiteks, eks ole, hundid, kojotid, šaakalid, alfa, isane, no paratamatult, ta peab kogu aeg olema alfa, pidevalt, eks ole. Ja muidugi sellised loomad nagu pärdiklased, sotsiaalsed loomad, kõik pavianid, midolimikud, suured grupid, väga tark juhtimine ja alfa peab alati olema alfa positsioonil ja vastavalt käituma, sest tal on rivaale ja see rivaliteedi pinge on alati väga kõrge. No pavianide oot selles suures grupis ja no Tšakma pavian isane, tal on 8 sentimeetrised ülemised kihvad ja ta kaalub 55 kilo ja võt seal valitseb üli võimsalt isaste, suurte võimsate isaste hingedes oot selline hoiak, vihkan asedirektorid, vitsepresidenti, mitte presidenti, tegelikult vihkan presidenti, aga võt seda ma ei tohi näidata seni, kuni ta käitub nagu alfa. Kuid väga paljudel loomadel, no näiteks bonobo šimpansidel ja väga paljudel teistel, alfa käitumine, no vaata, et lausa sesoonne. Ja mina, oota, kas see küsimus oli, kas mina olen alfa? Jah. Ma olen alfa täiesti konkreetses olukorras, kui näiteks loomaaias või ma olen teinud päris palju välisreise nii-öelda ökoloogilise turismi juhina ja nii mõnigi kord tõesti on aset leidnud olukorrad, kus tuli midagi väga kiiresti teha. Oot siis ma olen alfa sellises olukorras ja loomulikult ma paar korda oli tõesti need olukorrad välisabiga lahendatud paar korda, aga reeglina mul õnnestus lahendada täiesti iseseisvalt kõiki neid olukordi siis, kui ma tegutsesin intuitiivselt, resoluutselt, koheselt ja pikalt mõtlemata. Sa lihtsalt pead usaldama oma intuitsiooni. Intuitsiooni vajavas olukorras ma olen alfa. Aga siis, kui ma olen kuskil, ma ei tea. Ma ei pea ennast perekonna peaks. Mul on 3 last, 4 lastelast ja nii edasi hästi palju. Ma ei pea ennast perekonna peaks. Teised võib olla, niiviisi minusse suhtuvad ikkagi ma olen selline väärikas, eks ole. Okei, ma mängin kaasa. Ma ei alfitse. Ei suuda ma seda teha. Kui tea olukorras, kui 18-aastane niisane šimpans väikse loomaaia territooriumil, see oli veel Kadriorus, Mäekalla tänaval, oli õhtul väljas, karv püsti, see on äärmiselt ohtlik loom ja ohtlik olukord. Võt siis. Kuidas siis ühiskonnas on teie arvates, keda on rohkem? Kas päris alfad või mehed, kes, nagu te ütlesite, alfitsevad? Alfitsevad, jah. Ma usun, et alfitseed on palju rohkem. Kas looduses ka või see on ikkagi inimeste omapära? See sõltub vanusegrupi kindlatest parameetritest ja omadustest. Näiteks huntide, nad on sotsiaalsed kiskjad, eks ole, sotsiaalsed kiskeliste imetajad ja üldse kiskjate on nad kas või, miks mitte kalad ja marliinid näiteks, eks ole. Aga jah, kiskjate liikide puhul sotsiaalseks me peame liiki, kelle esindajad teevad koostööd, jaotades ja oskuslikult ja adekvaatselt, jaotades erinevaid funktsioone ja ülesandeid ja rolle. Koostööd
võttes vastu nende kiskjate elu kõige suuremad väljakutsed ja need on seotud toiduga. No kiskjal iga hamburger üritab vastu hakata ja mida lubavad endale pitsat, sellest on lausa siivutu rääkida. Eks ole? Nii et toitumine, jahipidamine. Nii et hundid sotsiaalsed, ülisotsiaalsed. Loomad, isa ja ema. No alfapaar, nad on asutajad. Nad on aastasse, nad on monogaamsed, nad on koos. Ja teised on möönkevadised või ülemöönkevadised. No talvisel ajal, eks ole. Nüüd, ütleme, hilissügisel, novembri lõpp, või tegelikult oktoobri lõpp, november, eks ole. Alfa positsioonis on ainult otse isa. Ja loomulikult alfa emane, seal on tõesti rollide jaotus väga kindel. Isa on strateegiline juht, suur, ülemus. Okei, ema on vastu vaidlematult taktikaline juht, sest ema ja ainult ema õpetas ja trennis tervet seda gruppi nende sünnist saati. Ja kui ema ütleb nendele, sabad lumme, ei tee lullusi, siis need pojad 40-kilosed või üle selle, eks ole, ja tütred kohe istuvad. Kui isa midagi niisugust ütlevad, mida te ütlesite? Härra, ma ei tea, president, andke andeks, me ei saanud aru. Mida ütleb ema, see on täiesti selge. Kuid strateegiline juht on isa. No võt, selline olukord. Ja need noored kevadeni nad ei alfitse. Kui nad hakkavad alfitsema, siis see grupp hakkab tasapisi langema. Õigemini need alfitsejad, kes on väga veendunult pürgivad alfapositsiooni poole, need reeglina saadetakse minema. Nii on ka hobustel. Tabuun, see on õige nimetus hobuslaste grupile, eks ole, kas nad on eeslikud, kulaanid, naagrid või 3 liigi zebrad või pešvalskid. Igal juhul seal on juhtiv täkk ja juhtiv mära ja mära tegelikult on strateegiline juht. Vastupidiselt nii-öelda huntidele ja taktikaline juht on otse sama täkk. Ja teisiti ei saa, nad ei jää ellu teisiti. Kuid kui noor täkk hakkab alfitsema, teda aetakse tabuunist minema isa oma kastreeritud abilistega. Kui see isa midagi väärt on, siis tal on ministreid, kes on korralikult kastreeritud. Hobustel ei ole seda raske teha. Alumiste ja ülemiste lõikehammaste read on täiuslikud. Nad söövad ju väikest rohtu, näpistavad. Nii et mis see viga on? Hops. Ja see sama härra on sinu ustav elu lõpuni, mida tal muud teha. Eks ole, see on väga huvitav moment. Nii et see sama täkk, ta alfitses, teda häeti minema, kas ta nüüd on, mis asi, alfa, ta on üksinda. Ja mida ta peab nüüd tegema? Ta peab veenma tarka, temast tublisti vanemad. Mära, emast hobus, temaga ühinema. Kui on selline paar olemas, siis ta on juba alfa, potentsiaalne, võimsa potentsiaaliga. Alfa ja siis, kuna seal vana, tark ja hästi poliitiliselt oskuslik mära olemas, kes saadab noortele märadele sõnumid, tüdrukud, kõik on korras, ma olen kohal, võide tulla. Siis tulevad tüdrukutele järele, märadele järele tulevad noored täkud, kes kõik tahavad olla alfad. Ja selleks on see aparaat, eks ole, teha neid ustavateks ministriteks. Väga hästi töötav süsteem. Ehk siis looduses teisklemine, ehk siis alfetsemine on
päris nagu keeruline, et süsteem on paigas, aga inimeste seas vist on see palju lihtsam ja seda me näeme nagu regulaarselt. Jah, no inimestel paraku on tõesti teistmoodi. Jah, ongi nii, Mihhail, no näiteks veel 20. sajandil, no näiteks traditsioonilises perekonnas, nii mõneski paigas maal, eks ole, pere pea alfa oli see kõige vanem härra. No, mul oli kolleeg minust tublisti vanem, kellel oli Häädemeestel, ta elas vana kalur, 90, ma ei mäleta, kas me kohtusime, ta oli 93 või 4 aastane. Selline võimas patriarh. No ja kolleeg kutsus mind ükskord, me olime Treimanis, meil oli seal päris palju tööd, olid sumbad meres. Nii, ja siis kolleeg kutsus isa juurde, eks ole. Oli suur laud, kõik istuvad, eks ole. Ja see patriarh on laua ees, ütleb oma pojale, minu kolleegile. Mina olin siis kuskil 40, ma ei tea, 2 aastane. See minu kolleeg oli 55-6, lähenes 60 eluaastale, võib-olla oli juba 60. Ja mida ütleb siis patriarh? Poiss, mine too soola. Mõnus. See on alfa rahulikult, vastu vaidlematult ja kõikide kaasatud tegelaste heaoluks ja heaks tundeks. Kuid suures poliitikas see tegelikult päris inimene ei ole eriti minu teema. Ja las ma jään pavianide juurde. Aga räägiks ikkagi teie eluloost, et me alustasime tudengiperioodist, et kui ma mäletan õieti, et te ju alustasite üheaegselt 2 ülikoolis, oli see nii? Ma ei alustanud, ma alustasin Tartu ülikoolis, Moskva ülikoolis. Ma olin mitmel korral, see oli siis tudengite vahetuse süsteemi kohaselt ja eriti 5. kursusel. Aga kas te ei püüdnud esialgu paralleelselt õppida nii kunsti kui ka zooloogiat? Ei, ülikool oli ikka Tartu ülikool, kuid ma esimesel kursusel ma olin bioloogias ja siis peale suve praktikat, mis jäi mul praktiliselt tol korral sooritamata, nii et ma hiljem tegin seda järele. Teisele kursele ma läksin keemiasse. Nii et 2 aastat keemias. Ja siis tulin teisele kursele bioloogiasse. Nii, kunstiülikooli mind kutsus professor Vares, andku talle hingamist. Hästi tore inimene ja väga hea rektor, ma usun, ta oli kunstiinstituudis. Ma ei tea, ma ei mäleta, kes talle näitas minu joonised ja nikerdusi. Ja professorile nad kuidagi paistsid, mitte lootusetut või lausa lootust andvad. Igal juhul ta tegi mulle täiesti kindla ettepaneku, et ühiskondlikud teadused või see õppeained on kõik läbitud, kõik on sooritatud, partei ajalugu. Tolleks ajaks mul oli kõik välja arvatud teaduslik kommunism või ateism. Aga igal juhul midagi väga teaduslikku ja ühiskondlikud ei olnud veel tehtud, eks ole. Aga see on väike mure. Nii et tule kohe teisele kursusele. Oskad joonistada, eks ole. Hakka siis kunstnikuks õppima, sest joonistamise oskus ei tee veel kunstniku. Milles me räägime. Ja mul oli hetkeks selline hirmus seisund tõesti, sest ma olin eluaeg zooloog.
ma ei oska öelda, mis mitmendast eluaastast peale. Mul ei olnud kahtlusi. Minu 3 last, no igaüks omal ajal, küsisid minu käest, et kuidas valida endale teaduskond. Ja siis ma ütlesin, et te pöördute valel aadressil. Mul ei ole mitte mingisugust kogemus selles osas. Zooloogia, loomulikult zooloogia, vahepeal keemia, suurepärane, väga kasulik, väga vajalik zooloogia. Täiesti selge. Ja nüüd on selline ettepanek. Ja ma veetsin mõned väga rasked tunnid, sest joonistamata jätta ma ei saa. Siiamaani joonistan. Nüüd küll suure luubiga. Väga mõnusasti. Aga ikkagi, no ja mida ma joonistan? Loomulikult reaalseid loomi. Ja tihtipeale ma olen neid sadu joonistanud. Mikroskoobi all oleva preparaadi peal värvitud kenasti, no näiteks 2-põlse tiimiussi. No määramiseks on vaja joonistada. Selleks kõige õigem on kasutada joonistamisaparaat, peeglide süsteem, kus sa vaatad mikroskoobi, eks ole, sa näed seda looma ja näed oma käsi on siin pliiatsiga ja siin on paber ja peeglid. Ja loomulikult see on monteeritud objektiivi kohale. Ja siis sa näed oma pliiatsi otsa. No mis joonistamine see on? Joonistada näiteks tiigrid, lõvid, krokodilli, kirpu ja joonistada neid õigesti. Ilmavad sellise tehniliste vahenditeta. See on väga mõnus, aga mind kogu aeg kisub. No, te mainisite mütoloogiat, eks ole, semiooti. Kogu aeg kisub sürranimалistikasse. Mõnus tegevus. See on tore asi ka. See on tore asi, see on mõnus tegevus, aga mitte midagi muud. Nii et mul sai see periood, kus ma olin tõesti hetkeks 2 vahel, väga kiiresti läbi. Muidugi bioloogia, muidugi zooloogia ja ma ei läinud õppima. Tähendab, ma käisin ettevalmistuskursuste 3. aastal. 3-aastased ettevalmistuskursused olid tol ajal. Ja see oli siis 60. aastate päris lõpp. Ja kuna tõesti, mul tuli joonistamine kenasti välja, siis mul lubati joonistada elusaid inimesi, modelle, nii et 3. aasta. Ja mitu kuud käisin seal, seda küll. Kuid see selleks. Ehk siis sellist küsimust teie elus ei olnud, et mis see... Hetkeks oli. Hetkeks ikkagi oli. Eksisteeris, aga see väga kiiresti läks mööda. No, sellest ajast peale mul on hinges väga kindel selline ettekujutus. Noorus, väga raske aeg, suurte valikute aeg. Aga tahaks kõike. Jah, aga jumal tänatud, see läheb kiiresti mööda. Alati. Just nii. Aga kõlas selline sõna nagu ateism, et teadaolevalt nõukogude ajal oli seal selline pseudoteadus nagu teaduslik ateism. Pseudoteadus loomulikult. Ja. Kas te olete ateist? Ei ole, ma ei ole ateist väga lihtsalt, põhjusel. Võrgi tihti peale ateistide kohta usklikud inimesed ütlevad, et sina oled ehtne kurat. Võt, see ei ole õige. Sest ateist on sügavalt usklik inimene, kes usub kogu hingest, et jumalat ei ole olemas. See on usk, sest mitte midagi teada. Teaduslikult midagi teada selle kohta. Võimalik ei ole väga lihtsalt põhjusel, nii-öelda definitsiooni pärast. Teadus, loodusteadus igal juhul. Ja kõik teised tegelikult faktograafilised, nagu ajalugu samuti, tegeleb mõõdetavate asjade ja nähtustega. Ja jumalat ei ole võimalik ega ei tohi mõõta põhimõtteliselt. Nii et ateist usub, et jumalat ei ole, aga kurat teab, et on küll. No mis ma enda kohta võin öelda? Kas ma usun jumalasse? Ma ei tea. Vot see on aus vastus.
ja mul on hästi palju sõpru, no näiteks õigeusu konfessiooni sõpru, katoliiklasi, päris palju baptiste, on ka teisi. Ja sõbrad on mind kutsunud. Kuule, hakka koos meiega. Nad konfessioonis osa võtma, uskuma ja usun ma või ei usu, ma ei saa seda kontrollida. Kuid ühineda teiega, konfessiooniga, no kas või judaismiga, eks ole. Hästi tore mees on Tallinna rabi, kui mõnus mees. Tore, no miks ta ei ole. Väga palju toredaid inimesi on, selge see. Kuid siiralt ja ausalt ühineda konfessiooniga, mitte olles kindel, kas ma üldse usun Jumalasse või mitte. Ma ei saa, seda ei tohi teha. Sest oletame, et Jumal, paradiis, põrgu, et kõik see on olemas. Siis puhta südamega inimesed, kelle usk oli ilma küsimusteta, päris usk, lähevad paradiisi, eks ole. Mind aga, kes ma za kampanju, nagu ma ütlesin, õige usu kirikus, ta on kirikutegelane, vana väga hea sõber, et ma nii-öelda hea seltsi pärast hakkasin selle usuga tegelema ja sellega tegelikult oma südametunnistuse vastu patrustasin. Lähen põrgusse. Kas te sõbrad tulete za kampanju hea seltsi pärast minuga kaasa? Kõik said kohe aru, eks ole, jätsid mind rahule. Nii et jah, ma mäletan väga hästi, kuidas ma professor Leonid Stolovitšile sooritasin teadusliku ateismi eksamit. Ta siis küsis minu käest, no seal olid piletid ja nii edasi. Professor ütles, jätke, öelge mulle, vaat see Marxi moto või Marxi definitsioon, et religioon on oopium rahva jaoks. Kuidas seda mõista? No oopium on suurepärane anesteetik. Ta ütles, 5. Ja see oli see eksam. Aga kas võib siis järeldada, et süda ei valuta, süda on nagu rahus, ehk siis ei ole vaja narkootikume, et või siis või religioon lihtsalt ei paku vastuseid, mida te otsite, kas tänaseks on veel küsimusi, mille puhul vastused ei ole veel leitud. Ma ei räägi praegu teadusest, ma räägin pigem sellest nagu eluteekonnast, et terve elu me ikkagi midagi otsime, kas vastuseid või eesmärke. Küsimusi loomulikult on. Ja mõtted, mõisteid ja kas religioon lihtsalt ei paku vastuseid või siis tänaseks on see elutarkus või selline alfa stabiilsus ja enesekindlus nagu saavutatud? Küsimusi, probleeme ja loomulikult ka pinged loomulikult on. Ja üldse mitte vähe. Selge see ja religioon, kuidas seda nimetada, välja peetud, üles ehitatud, ingliskeelne väga hea sõna established. Ja kindel, konfessioon, eks ole, kindel kirik, sünagoog, tempel. Ma ei näe sealt endale. Jumalat. Ja Jumal. Et see on, kirik on inimeste pool loodud hierarhia ja süsteem, organisatsioon. Ja ma distantseerun sellest. Ma ei saa sellega vahetult, ausalt ja tõesti, puhta südametunnistusega kaasa minna. Lihtsalt ei saa.
institutsioon ja loomulikult võimas, no milles me räägime, selge see, kuid kas on ju ka kultuuri ja tsivilisatsiooni osa või? Ja ikka muidugi on. Noh, mul perekonnas, tähendab minu ema ja isa toolsetest peredest selliseid tõesti konfessionaalselt usklikke inimesi ilmselt ei olnud, kuid vanaemal, isaemal oli õhtune enne magama minekut midagi palvetaolist. Ja ta ütles seda valjusti, et lastel läheks hästi. Kelle poole ta pöördus? Ma küsisin loomulikult vanaema käest. Ja ta ütles, eluaeg oli tugev saksa aktsent. Ja tead, Aljos, ma ei oska öelda, kelle poole ma pöördun. Aga miski või keegi on kindlasti olemas. Ja kui ta on hea, ja kui mina olen hea, siis ta kuulab ja võib-olla aitab. See on kõige arusaadavam, kõige vastuvõtlikum. Aga mida tähendab olla nagu hea? Et kust on tulnud õiglane väärtussüsteem? Kas see on lihtsalt ellu jäämiseks inimeste poolt välja mõeldud nagu reeglite, ehk siis selleks, et lihtsalt inimesed saaksid eksisteerida, on välja mõeldud või loodud regulatsioon ja selle nimetus on väärtused või on mingi aspekt, mis otse ei ole loodusega nagu seotud, et see sama õiglus, kas loomad teavad, mida tähendab õiglus? Väga hea küsimus. Õiglus inimeste puhul, tähendab, inimeste õiglus ja meie õigussüsteem, issand, kui erinevad asjad need on, kuid loomulikult need on omavahel funktsionaalselt seotud. Selge see, lõpuda lõpuks kõik me oleme lugenud ja näinud filmi Tõde ja õigus, aga õigus ja õiglus on ikkagi erinevad asjad ja väga tõsiselt omavahel seotud erinevad asjad. Ja õiglus, mulle mahub hingesse täielikult selline definitsioon. Õiglus on teiste inimeste õiguste tunne. Ja võib-olla ka teiste inimeste valuga. Jah, õiguste olukordade empaatia, eks ole. Ilmas empaatiata miski ei toimu. Ükski õppeprotsess ei toimu ilma empaatiata. Ja empaatiat on vaja arendada ja see on äärmiselt tähtis. Kuid jah, õiglus teiste inimeste, aga mida ainult inimeste, teiste loomade, elusate asjade, õiguste eksisteerimise ja normatiivse elu ja käitumise õiguse tunne, see on õiglus. Ja kas seda tunnet sisestab sul ülim vaimne jõud või mitte, see küsimus jääb lahtiseks. Väga lihtsalt põhjusel. Jumalat ei saa, ei tohi, ei ole võimalik mõõta, kas ta on olemas või ei ole. Kas ta saab korraga olla ja mitte olla. Omnipotentse ja kõiki võimas, eks ole, ta on ju, ütleb idee kohaselt, et saab küll. Ja religioossetes süsteemides on jällegi definitsioon, mis asi on olukord, kus või kui või millal Jumalat ei ole olemas. See on põrgu definitsioon. Palun. Aga väga reaalne asi, eks ole, väga paljude inimeste jaoks. Kuid jah, mul on loomulikult probleeme, igasuguseid probleeme ja ega ma ennast endaga pidevalt ülirahul päris kindlasti ei ole. Pole kunagi olnud. Nii et kas loomamaailmas ikkagi õiglus loomamaailmas just eksisteerib? Väga hea küsimus.
loomadel on loomulikult käitumise ja suhtlemise reeglid. Erinevatel liikidel erinevad ja erinevad süsteemid on erineva nii-öelda, seal on gradatsioon missugune, ütleme, detaliseerituse seesundiga ja võimsusega. No näiteks elevandikari on puhtalt raudselt matriarhaalne ja väikseid poegi, terve kari kaitseb. Väikestel elevantidel loomulikult on peale inimese ka teistes kiskjatest vaenlasi muidugi ja mitte vähe Aafrikas ja loomulikult ka Aasias. Ja väikseid lapsi kaitstakse. Nüüd lapsed hakkavad suuremaks kasvama. 8-9 aastased tüdrukud jäävad maha, need tüdrukud on üle tonni rasked, eks ole. Nad on väga võimsad võitlejad, aga lõvid võtavad, Aafrikal lõvid igal juhul, võtavad neid ka ette. Üritavad, lõvi on lõvi. Kõige pikemate lõugadega. Kasslane üldse maailmas. Ja loomulikult nad on raudselt sotsiaalsed, eks ole, kasslased. Nad tõesti võtavad ette ja edukalt, kuid mitte tüdrukuid. 8-9 aastane maha jäänud karjast emane teeb hääld ja kari tuleb talle appi. 8-9 või 10 aastane poiss jääb hätta. Teeb hääld ja näiteks põua ajal kari talle appi ei tule. Hiljemalt 13-14 aastaselt noored isased elevandid peavad karjast lahkuma ja elevandi matriarhaalse raudselt ja väga karmilt matriarhaalse karjana mitte keegi ei vaidle. Nii et selline poiss on oma pead, käib suurte pullidega suhtlemas, õpib turniiri pidama, õpib soola leidma, seal on väga palju tal õppida. Kuid paraku, kas on õiglane poiste suhtes? Ma ei oska võt sellist resoluutset hinnangut anda, aga see on ökoloogiliselt, bioloogiliselt ütleme kõige üldisemalt, eks ole, väga hästi töötav liigi leviku, säilimise ja ka liigisisese loodusliku valiku mehhanism. Valik on väga karm mehhanism ja üldse emake loodus kui õpetaja ja otsustaja on äärmiselt karm. Kas on õiglane? Kas on õiglane? Kas meil on siin tegemist õiglusega? Ma usun, et see siiski ei ole inimlikkus mõttes õiglus. Aga mine tea. Kui rääkida. Ja looduslikkus või kui soovite jumalikkus mõttes, ju see on õigluse üks liik. Ja ilmselt on mitu liiki. Jah. Kui sellest õiglusest veel rääkida, kas loomad on tegelikult väärt seda, et me ennast nendega võrdleme? Sest selles mõttes, et inimene pigem on ju parasiit, aga kas me saaksime kutsuda kedagi seaks või koeraks, kui loom ise tegelikult on ju niivõrd puhas ja on pigem enne meid tegelikult siin? Tegelikult see ürgvana võte, komme, aga loomulikult see on võte, nimetada mõnda rahvast, mõnda inimeste grupeeringud teatud liiki loomadeks. See on poliitiline võte. Kas tõesti isikliku võimu võitluse ja taotluse tasandil või ühiskondlikult mastaapsema, aga poliitika seisukohalt, aga see on poliitiline võte, see on dehumaniseerimise võte. Mitte ainult nimetada glamuurseks loomaks, see on ka poliitiline võte, aga see on loomulikult libitsemine. Või siia mingisuguste soodsate tunnete tekitamine. Sa oled minu lõvi. Või sa oled siga. Jumala eest sead, jumala puhtad loomad. Loomulikult.
sead on sigalikult puhtad loomad, aga musipuhtad, kusjuures ma ei tee nalja. Kui te lubate, üks küsimus, aga lubage teie solu. Ei solu. Kas teil peres on üks hambahari pere kohta või igal ühel üks? Igal ühel üks. Selge. No võt sigadel on igal ühel metssigadel oma sügamispuu. Sarnasus on hiilgav. Puhtad loomad, loomulikult, et mitte vahetada parasiite, puuke, eks ole, väive. Nad kasutavad umbes 4., 3., 4. eluaastast, elukuust, palun vabandust, jah. Nad kasutavad igaüks oma sügamis, vahendid, puu või ma ei tea, seal rahnu nurka, jah, kuid inimlikus mõttes, inimene loomulikult kõiki asju mõõdab oma käitumise, oma olemise, oma võimete, oskuste, ettekujutuste, ka oma vormide ja oma nii-öelda mõõtude abil. Inimene on kõikide asjade mõõt, ka käitumise, ka suhtumise loomulikult. Nii et siga, kes on lombis, ja joodik, kes on lombis, on inimese mõttes, eks ole, väga vastikul moel, aga hästi sarnased. Eks ole. No inimene ei pea lombis olema, see on selge. No aga siga peab ja siga täpselt teab, millisesse lombi ta läheb, erinevalt joodikust. Ja kes kasutab igad ette juhtuvat lombi. No kasutab ei ole õige sõna muidugi, jah. Nii et loomadel, kõikidel loomadel on õigus eksisteerida, ka parasiitidel, kuigi ma pean tunnistama, parasiite, ütleme nii, ma armastan mitte kogu hingest. Ja on parasiite, keda ma tegelikult peaaegu üldse ei armasta, aga see on kõik naljaga loomulikult, selge see. Aleksei, kas sul on endal ka mingisugune lemmikloom, kes on sinu see kõige-kõigem? Ei, mu kallis sõber, minu käest terve loomaaed. No muidugi. Sest sa oled kõige loomade sõber. Seda on tuhandeid kordi küsitud. Ja kunagi aastate eest ma püüdsin sellele enda meelest siiralt ja ausalt vastata. Ja kuna mulle õudselt meeldisid tiigrid, ma olen tiigritega ka töötanud, ja loomulikult hüäänid ja muidugi ahvid ja maod ja sõidame edasi, eks ole. Ja see nimekiri läheb. See on lõputu. Ja siis ma lõpuks võtsin ennast kätte. Tõesti, see küsimus on täiesti legaalne küsimus. Ja selle küsimusele peab olema mingisugune aus vastus. Ja siis ma sain aru. Minu lemmikloom on see, kellega ma parajasti suhtlen, mu sõbrad. Nii et sealhulgas inimesed. Ja muidugi, selles olukorras teie ma küllid sõbrad. Kui meil inimestel oleks... Kas inimeste seas mõnikord ikkagi tekib võimalus tutvuda mingi huvitava eksempläriga? Et või tänaseks on juba see elukogemus nii suur, et ei teki sellist elevust või siis mingit üllatust inimeste puhul. Et inimesed... Kohtan ma uue inimesega. Et... Oi, tekib küll. Et inimesed suudavad jätkuvalt üllatada. Oi, ja muidugi. Loomulikult. Heas mõttes. Igas mõttes. Vaadake, mulle... Tegelikult see on otseselt seotud selle küsimusega. Mulle õudselt meeldib ametlik eestikeelne zooloogiline nomenklatuurne meie liigi homo sapiens sapiens, see on alamliigi nimetus 3 sõna, eks ole, homo sapiens sapiens, tark, mis tark inimene, eks ole. Aga eestikeelne nimetus on minu meelest väga õige. Päris inimene. Kirjutame kokku ja see tähendab, et võimeline absoluutselt kõigeks. Päris inimene. Ja päris inimeste seas ma kohtan aina uuesti
suurepäraseid, aga ka erinevaid. Päris erinevaid ka, no ei taha pahasti öelda, eks ole. Aga oi, milliseid inimesi vahest kohtad ja aga enamasti siiski inimesed, kellega ma saan tuttavaks. Väga tore. Kas loomade seas on turvalisem? Loomade juurde ma ei tunne ennast ebaturvaliselt ei inimeste ega teiste loomade seas, eks ole, või koos olles. Ei, aga loomadega on palju selgem loomulikult kõik. Ma tean täpselt, mida oodata. Loomad on ettearvatavad, kuigi enamasti neid peetakse ettearvamatuteks ja see on õige, kuid mitte minu jaoks. Loomulikult ka minu jaoks on liike, kelle käitumisega ma ei ole nii tuttav, nii kursis. Nemad on ka minu jaoks loomulikult ettearvamatud ja kuidas veel. Kuid kui ma saan šimpansiga kokku ja šimpans on murelik või no tõesti kuidagi meelestatud väga ägedast. Ei tea, šimpans ei tea, mida oodata, mis nüüd edasi saab ja inimene on väga paljude loomade, peaaegu kõikide loomade jaoks väga hirmuäratav loom. Me oleme bipedaalsed, ehk siis kahejalgsed, ka 10-aastane poiss. No, nii kõrge, kui kõrge on hunt, kui ta seisab rahulikult 4 jalal või karu. No karu võib-olla on siin, eks ole, hunt on siin ja 10-aastane poiss. No 1,20 m ütleme niiviisi. See on jube loom, eks ole. Nii et kõik loomad kohe hakkavad muretsema. Ja ma tean, mida teha. Loomulikult, šimpansi puhul ma võin ta enda juurde kutsuda ja pakkuda talle groomingut. Ma võin teile ka õpetada. Tagant, jah, selge ees, eks ole. Mitte mingi juhul ei tohi sosistada ja kätega teed sellise žesti. Tule. Ma pakun sulle groomingut. Töötab laitmatult. Inimeste puhul ei proovi. Mõtle, inimesele naeratad ja näitad kammi. Tule. Kahjuks on ka liike. Kahjuks on ka liike, keda tänapäeval enam ei ole loomamaailmas. Ja kui meil oleks võimalik taastada neid väljasuremisest, ellu äratada, kas see oleks eetiline teha sellist asja? Võtta see võim enda peale, et neid tagasi tuua? Ma usun, et eetiline oleks ja see oleks nagu imperatiivselt, eks ole, eetiline. Me oleme kohustatud seda tegema, taastada, ellu äratada nii-öelda, kui see on võimalik ja see on, varsti igal juhul ja ilmselt tõesti varsti. Juba praegu on palju võimalik, aga varsti see on tõesti võimalik. Taastada loomi, kelle meie planeedi pealt kadumine on puhtal kujul põhjustatud inimtegevusega. See on igal juhul eetiline. Räntuvi Ameerikas, eks ole, dront, ehk siis dodo, tuvi 25-kilone Mauritiuse saarel ja issand, kui palju neid on tuhandeid. Loomulikult Tasmaania vööd, hunt või tiiger, kukur loomulikult ja muidugi selline loom nagu mammut, ilmselt kütitud ära nii, et selles ma ei ole päris kindel, ma lihtsalt ei ole kursis. Kuid võt see hoiak minu on täiesti kindel, raudne, see on eetiline, see on kohustus. Ja taastada need liigid, eks ole, kes on inimese, ütleme lihtsalt ja ausalt ja lühidalt, inimese süü. Kas inimkonnal on tulevik?
No ma ei tea, pikemas perspektiivis 100-200 aastat, ma ei räägi 500 aastat või 1000 aastat, ma räägin päriselt 100-200 aastat, kas vaadates neid protsesse, mis on juba käivitatud, vaadates, mida inimesed teevad, kas see tulevik ikkagi on olemas? Vaat siin on tegemist usuga. Minu vastuse puhul, eks ole, ma usun, et on. Aga jällegi ma pean ausalt tunnistama, ma olen loomult optimist. Ja tõesti loomult. Ja ma tõesti usun. Jah. Võib-olla ma usun suurel määral tänu sellele, et kujutada endale ette. No kuidagi tõsiselt, eks ole, et inimkond nüüd jätkab sellisel moel, et tõesti hävib. Vaat seda ette kujutada. Mul on nii valus, ma ei suuda, mul on valus. Ja valust ikka inimene püüab kuidagi distantseeruda. Ja mul õnnestub uskuda. Vaat see on tõesti usk, mitte teadmine muidugi. See on usk, et inimesel on tulevik. Aga mida ütleb teadlane? Teadlane ütleb, et tõenäolisused mängivad siin väga ohtlikku ja väga ägedat agonistilist mängu. Ja seda ütleb teadlane ja loomulikult teadlane. Aga kas inimeste puhul ei saa öelda, et enese häving on tegelikult sisse programmeeritud? Ei. Või see on pigem programmi viga? Ei, see on noh, ma ei tea, kas see on programmistikuga üldse kuigivõrd tõsiselt seotud. Vaadake, kui me räägime programmidest, noh, näiteks bioloogias, siis kõik teavad, eks ole, et on olemas hiilgav ja täiuslik eluehituse, elusate asjade ehituse programmvarustus. Desoksiribonukleinhapet, eks ole. Tükis loomulikult vastavate valkudega, fermentidega ja muidugi ribonukleinhapetega, transport, informatsiooni, korrektiivne RNK on ka olemas, eks ole. Oi, see süsteem töötab suurepäraselt. Ja see on geneetika, aga sellest ei piisa. Ka od sellest hetkest, kui DNH on komplekteeritud isa poolt, ema poolt, eks ole, topeltspiraal ju, eks ole. Okei, kui see on komplekteeritud, kui need on kõik olemas ja geene on, no ma ei tea, 10 või 100 000, eks ole, nukleotiide on seal need tähti, millega, adenasiin, ATCG ja guaniin seda siin ja tiamiin ja need on 4. No, on olemas veel uratsüül, eks ole, see on peamiselt lindudel ja igal juhul, vaat see programmvarustus, see on olemas. Mammuti oma ka 2000 aastat jääs, kõik on korras, see töötab. Ja niipea, kui see hakkas tööle, hakkas tegutsema, otsekohe käivitub ka selline süsteem ja siin on väga palju stohastikat, juhuslikkust ja konkreetikat, mis tingimustes. See kõik toimub epigeneetiline süsteem ja see on ülitähtis koos programmiga. Nii et programmid on viimase peal, aga on ka vigaseid programme. Meid on ilmselt palju rohkem kui 8 miljardit. Täiesti võimalik, et üle 9. Noh, kuidas me loendame inimkonda? Madagaskaril ma olen korduvalt seal käinud, eks ole. See loendus tehakse siis, kui valsti on valimised. Siis lennatakse helikopteriga küladesse ja Madagaskari väike küla on umbes 5000 inimest. Leitakse küla. Okei, mul on veel 5000 valijad.
ei leita küll, no okei, otsime mujal. Ja meid on nii kohutavalt palju ja meie seas on loomulikult igasuguseid, kõiksugu tegelasi ja sellega programmide süsteeme. Kõik me ju suhtleme teineteisega ja kõik me elame populatsioonides. Ja inimese puhul meie transpordi ja suhtlemisvõimete ja võimalustega, no tõesti praktiliselt see on varsti üks populatsioon. See tähendab iga emane, iga isasega, kui nad on fertiilsed, saavad järglasi anda. Mis edasi saab? Kas sotsiopaate kaasa sündinud sotsiopatoloogiaga tuleb juurde? Kas meie tohutu arvukus hakkab meie asustustihedust niiviisi muutuma, et see asustustihedus kasvab üle kriitilise. Ja me teame, ökoloogias on 2 arvukusega ja tihedusega, eelkõige tihedusega seotud efekti, grupiefekt. Meid on vähe, hakkame töötama koos, toetame teineteist ja saagu meid rohkem. See on grupiefekt ja massiefekt. Kas meie ühiskonnas on tunda, et see efekt nagu töötab? Eestis minu meelest natukene on. Ameerikas ma enam seda ei näe, aga ega ma ei tunne. Ameerika on ka suur riik, aga meil on väike riik, just. Väike ühiskond, et ja. Kas see efekt ikkagi töötab? Töötame koos, toetame üksteist. Ikka suurel määral saame toetame. Suureks nii arvult, et ikka suurel määral toetame. Siin ma ei näe mingisugust ühemõttelist, mingisugust kindlat head või halba seisundid. Väike maakool, issand jumal, kuidas nad teineteist hoiavad ja õpilased hoiavad teineteist, eks ole. Suur kool, mõnes koolis on ka suures koolis see olemas, eks ole. Aga massiefekt, meid on liiga palju, ressurss ei kanna, ei saa, ei toeta meid ja rändrohutirtsud. Lähme kuhu? Marokosse. Jah. Lähis-idast Maroko suunas, lände, eks ole. Sest on teada, et marokolased millegipärast ei söö rohutirtse. No aga kui tuleb 9 miljardit rohutirtsu korraga, siis mitte midagi muud süüa ju ei ole. Oi, need on kohutavad need massiefektid. Aga paraku käitumise ökoloogias need on teatavasti väga levinud. Probleeme on väga palju. Ühemõttelisi vastuseid ei ole ja siin tuleb uskappi. Me siin terve saade püüame rääkida sellisest inimesest nagu Aleksei Turovski, aga mulle tundub, et me vist eriti Keijoga ei saanud sellega hakkama. Kui geenidest rääkida, et kas selline inimene nagu Aleksei Turovski on meie seas praegu olemas eelkõige tänu teie isa ja emale või see, mida te olete saavutanud, mida te olete teada saanud, ehk siis ühesõnaga teie talent on arenenud ikkagi ka muude asjaolude tõttu. Kui suur on see siin nagu teie isiklik saavutus või see ongi lihtsalt olemasoleva ressurssi maksimaalne ärakasutamine, et on antud geenid, see on selline baas, ressurss ja siis kas inimene seda kasutab ära või mitte ja teie puhul me näeme, et kasutasite seda maksimaalselt ära. Tõenäoliselt mitte 100% lihtsalt, et ükski inimene vist 100% ei suuda seda teha, aga võrreldes võib-olla teiste inimestega maksimaalselt, sest ma arvan sellise küsimusega maadleb võib-olla iga inimene või kindlasti iga mees, et mis on see nagu potentsiaal, mis mulle on antud ja kui palju ma ise suudan nagu saavutada lähtuvalt sellest, mis mulle geenidega või vanemate poolt on antud. Ma praegu
keskkonnast isegi ei räägi. Keskkond, mida loob meile pere, keskkond, mida loob meile ühiskond. Räägin ainult sellest baasist, mida me saame vanemate käest. Jah, jällegi väga huvitav küsimus. See tähendab, et ühemõttelist ja enam-vähem lühidat vastust mul loomulikult ei ole. Seda tähendabki, et küsimus on väga huvitav, tõesti huvitav. Ma olen absoluutselt veendunud, et ma ei ole kaugelgi mitte 100% realiseerunud inimene, päris kindlasti ja ma kõigest väest püüan. Kas teoreetiliselt see on üldse võimalik? Ma ei tea, aga pürgida tuleb. Ja ma pürgin, mul on veel väga palju joonistada, mul on päris kindlasti palju kirjutada ja mul on väga palju suhelda teiste liikide esindajatega ja päris inimestega ka loomulikult suurima heameelega. Selge see, ma olen ülitänulik oma isale ja emale, oma lapsepõlve ja nende töötegevuse, nende suhtumise eest. Nad tegid minu meelest maksimaalselt palju minu, ütleme arengu, eks ole, kasvatamise, eks ole, ja harimise jaoks väga palju. Kas nad oleksid võinud midagi paremini teha? Ma ei oska öelda. Loomulikult ma olen väga palju ise juhtinud ja korraldanud ja teinud loomulikult valikuid. Ja päris noorest peast lapsena. See oli täiesti kindlalt valik. Kuigi mul valida ei tulnud, sest see zooloogia tuli mulle kõik need loomad ise enesest, aga ma mäletan väga hästi oma täiesti kindlad mõtted. 8-aastaselt, eks ole. Muidugi ma hakkan uurima loomi. Loomulikult ma tahan seda teha ja ma lähen Looduse muuseumi Laial tänaval ja seal on suurepärane lumekakku topis ja ma joonistan ta täpselt ära. Mul on see joonis olemas. Loomulikult pole midagi erilist, aga ikka ära tuntav. Okei, nüüd muidugi mul on korduvalt tohutult vedanud õpetajatega. Mul oli suurepärane bioloogia õpetaja, lihtsalt hiilgav. Mul oli väga hea võimalus loomade kohta tohutu palju teada saada, sest minu ema, kes töötas pedagoogika instituudis, tal oli sõprusuhted hiilgava loodusteadlasega Villem Voorega ja ema tegeles lapsega minu nii põhjalikult, et kui ma küsisin ema käest või pöörasin ema tähelepanu mingisugusele asjale, zooloogilisele fenomenile, nähtusele või asjale. Ema ütles mulle alati, ma ei tea, mis asi see on, aga ma tean, kes teab. Ja siis viis mind Villemiga kokku ja ta seletas mulle parasiidid. Köögis, suures kastrulis oli terve koha lahtise suuga ja suus oli tal umbes nii kõrged mehikesed, valged, 2 paksu jalaga, kerega ja käekesed, vaat niiviisi koos ja kuskil seal koha suulae sees. See on Achteres sandre. See on aerialaline parasiitne vähk. Ma küsisin loomulikult, ma mäletan seda hetke. Jumal tänatud, mul on väga hea mälu. Tõesti, päris hea, siiamaani. Ja minu meelest erialaselt aina paremaks läheb. Ma küsisin ema käest muidugi rohkem kedagi ei olnud seal, kelle käest küsin, mis asjad need on. Ja siis ema ütles mulle, oota, härra Voore kindlasti oskab öelda. Ja härra Voore andis mulle, ma ei mäleta 8-aastasele vist või 9-aastasele poisile 3 oma teaduslikku artiklid nendest parasiitidest. See on vedamine. Kuidas võtta? Vedamine on... Kas ikka ainult vedamine? Kas on ikka ainult vedamine? Kindlasti mitte. Suhtumine, otsused,
ema hoiak ja loomulikult vedamine no, et Voore oli ja seal ka selline inimene, oleks keegi teine. No see on juba minevik ehk siis ajalugu ja ajalugu ei tegele küsimustega, mis oleks olnud kui. Kas te olete distsiplineeritud inimene? Jaa, kas suhteliselt. Teie suhted spordiga? No mõtlesin, et suhted praktiliselt ei eksisteeri. Ja ei olnud ka? Ei olnud, kuidas võtta? Mulle pakkus suurt, huvi ei ole õige sõna, mind kuidagi lummas. Klassikaline boks. Ei, mitte keegi, mitte midagi tol ajal, kui ma olin 10.–11. klassis ja ka hiljem sellest tai-boksist peale näiteks martial arts, nendest keegi midagi võib-olla kuulis, eks ole, mitte keegi midagi konkreetselt ei teadma, kuid boks ja muidugi. Ja boks pakkus mulle huvi täiesti zooloogilisel moel. Reaktsiooni kiirus. No loomulikult kõik need parameetrid, eks ole, selge see, kuid eelkõige konflikti olukord, kontakt, võitlus, eks ole, kas loom jälgib mida? Sarvi, hambaid, küüniseid või midagi muud. See on tõesti väga huvitav. Ja kõige huvitav, olukord, kas või boksimatši puhul, eks ole, on enne seda lööki. Tulemus, sorry. Ma ei ole sportlik inimene, see tähendab, mul on jumala ükskõik, kes see võidab, eks ole. Tähendab, loomulikult mul on hea meel, kui meie sportlased võidavad. Selge see, muidugi. Aga kui keegi ausalt ja hästi võidab ja ta on, ma ei tea, seal mõni kohin hiinlane või argentiinlane, no jumala eest, suurepärane, väga tore. Mul ei ole spordi jaoks eriti aega, huvi ei ole, olgem ausad. Kuid boksiga ma tegelesin küll, mind huvitas just nimelt see olukord ja selles olukorras käitumine, silma sa pead vaatama silma ja siis ma loomulikult tegin trenni, eks ole, ja kohe läksin otsima, rivaalid sa võid kõutse ja koeri, mida nemad teevad ja vaatab silma, see oli revelation, see oli nii huvitav, ma mäletan seda päeva, millal see minuni jõudis ja siis ma hakkasin nagu boksissektsioonis. Kuid see lõppes, minu spordikarjäär lõppes väga järsult ja väga resoluutselt. Mul on pikad käed ja tol ajal ma olin 62 kilo, arvatavasti, praegu olen umbes 70, 62 kilo, väga hea reaktsioon, jumal tänatud, ma olen eluaeg loomadega ja minu reaktsioon on mind korduvalt aidanud väga tõsiselt, see on tõesti nii ja oli, ma ei tea, ma ei mäleta, mis asi see oli, see matš, eks ole, see oli ikka trenn, igal juhul minu löögist minu partner, vastane, kaotas teadvuse, kukkus pikali. Ja see oli minu jaoks absoluutselt plahvatuslikult. Selline jällegi nagu ilmutuse moment, viimane asi, mida ma tahan teha siin ilma seda lüüa inimesi näkku. Ma päris kindlasti ei taha seda teha. See oli juba ülikoolis ja boksisektsioon ainult ebas oli. Aga seal oli ka ratsutamine, ratsutamisega ma tegelesin. Aga minu ratsaspordiga kokkupuude praktiliselt piirdus sellega, et ma hästi pikalt pesin ja masseerisin hobuseid ja muidugi suhtlesin nendega. Natukene ratsutasin ka, sõitsin edasi tagasi, aga mitte palju.
Ei ole välistatud, et Eesti sport kaotas talenti, boksi talenti. See on fakt tänaseks. Ja, ei. Meil on üks traditsiooniline küsimus. Ma küll arvasin, et ma suudan jõuda selle küsimuse juurde mingi loogilise teekonna kaudu, aga ei jõudnud. Mul tekkis üldse selline mõte, et see päris nagu alfa mees endast tegelikult väga palju rääkida ei taha. Ja loomadest, filosoofiast, aga nagu endast eriti mitte. Aga ma siis küsin, kes on see õige mees? Et nii nagu teie saate aru, kas see ongi see nagu alfa või siis inimeste seas see mõiste peaks olema natuke laiem kui ainult domineerimine. Et ikkagi ühiskonnas, et selle õige mehe rollid ja definitsioon, võib-olla on lühike definitsioon, et õige mees ongi selline. Õige mees ja õige naine saab olla ainult õige inimene. Ja just nimelt õige inimene. Ja õige inimene on inimene, kes arvestades teiste inimeste õigustega teeb oma tööd, elab oma elu ja teeb seda maksimaalselt hästi. Ja see on õige mees, õige naine, õige laps. Ja mitte midagi muud ma ei oska siin öelda. Super. Ja mis on need spetsiifilised nagu mehe nagu rollid, kohustused, ülesanded inimeste puhul? Et no me ikkagi oleme erinevad mehed ja naised, vähemalt mina niimoodi arvan, et kel on tuline õigus. Ja ideoloogiliselt võib-olla täna see ei ole väga korrektne öelda, et me oleme erinevad, aga mina niimoodi arvan, et see tähendaks ka seda, et on ikkagi erinevad nagu rollid. Ikka oleme erinevad ja nagu vanast ajast mul on meeles üks anekdoot, eks ole. See anekdoot lõpeb sellise hüüatusega, elagu see väike erinevus. Okei, muidugi me oleme erinevad, selge see. Ja minu jaoks on täiesti kindlalt ülitähtis mehe õige. See tähendab lugupitav, arvestav, tõesti efektiivne valmisolek. See on mehe suhtumine naisesse. Mis on naise suhtumine? Naine, sorry, ma olen zoolog, mul ei ole sellest pääsu. Ja teate, mu sõbrad, tunnistan ausalt, sinna on juba mitu aastat, kui ma tunnen vähemalt, et ma zooloogiat mitte nii palju ei õpeta, kui jutlustan. No on nii, sorry. Aga see tõesti on nii. Naisterahvas, nii nagu emased, üldse selles kõrgemate, see tähendab püsisoojaste, selgroogsete maailmas 11 000 liiki, 6 000 umbes imetajaliiki, peavad valima meest. Ja ei tohi eksida. Ja mehed peavad tegema kõik selleks, aga normatiivses plaanis, eks ole. Nad peavad olema valitavad. Kuid naise valik on vaba. Muidu puhtbioloogiliselt see viib katastroofi. Nii et naine ei tohi eksida. Siit nagu tekib üks huvitav nagu mõte, et tõeline mees peab olema naise valiku väärt. Täpselt. Ja see on üks suurimaid, ma usun, et suurim meeste hirm, et ma ei ole valitav. Siis tuleb olla valitav. Ja siit ka vägivald ja mida siit kõiki ei tule, eks ole. Ja hirmus edvistamine. Aleksei, kui sul on
see on viimane küsimus. Kui sul oleks midagi öelda inimestele, meestele, noorematele, põlvkondadele, midagi, mida sa tahad enda seest välja saada? Lühidalt, mingi sõnum sinu seest, mis see oleks? Kõikide õpilaste jaoks, kas nad on varblased, elevandid, päris inimesed või hundid, kõige tähtsam on, et oleks huvitav. Ja mul on soovitus kõikidele inimestele ja inimene, meie liik, on tegelikult ainus. Loomulikult on sarnaseid sel või teisel moel, kuid inimese liik on rõhutatult selline, kelle esindajad suudavad õppida suguküpses seisundis ja elu lõpuni. Ja minu on soovitus kõikidele, ja see on tõesti südamest ja hingest, olgu teil kõikidel kui õpilastel huvitav ja ärge jätke oma õpingud ja oma huvid unarusse. Päris kindlasti pidage meeles enda oma laste ja lastelaste osas. Kui sul on kaasasündinud, me rääksime siin talendist, mis asi on talent, ja on mingisugused dispositsioonid, võimekus keelte suhtes, matemaatika suhtes, muusika, suurepärane muusikaline kuulmine ja nii edasi. Vot, kui on midagi, ütleme lihtsalt, me rääksime siin ka jumalast, antud, miks mitte, väga hea sõna. Ja sa seda jätad unarusse. See, mis on sulle antud ja unarusse sinu poolt jäetud, maksab kätte ja kurjalt. Ärge seda kunagi unustage. Tegeldes endaga, lastega, lastelastega ja ka sõpradega. Ja olge terved ja edukad. voimjavägi@gmail.com on see, kuhu te hakkate meile kirjutama. Daamid ja härrad, kindlasti hoidke loomi ja hoidke neid väga. Ja ärge unustage seda, et loom ei ole mitte mingisugune staatuse näitamine, mis tähendab seda, et võimalusel ja vajadusel palun võtke nad varjupaigast. Ja ärge unustage, minge loomaeda. Ja kui te näete Alekseid, siis lihtsalt minge juurde. Uskuge mind, tal on väga palju head teile rääkida. Kõike kõige paremat ja hoidke loodust.